vere loovutamise mõte, et ma annan verd, ma arvan, ma olen seda mõelnud vist 15 aastat vähemalt. Ja kuulen inimesed lähedalt on käinud, kes käivad regulaarselt. Ja siis ma olen endale mõelnud, see on lahe mõte, peaks seda tegema. Ja see ongi see, peaks seda tegema. Aga ega see ei juhtu, et kui sa ei võta ette ja ei hakka seda tegema. Ja tõenäoliselt see ei võta üldse kaua aega. Aga siis on nagu 1000 mõtted on peas vahepeal, mida me inimestena väga hästi oskame, miks me midagi edasi lükkame. Et ei tea ikkagi, kuidas see andmine on, et kuidas ma ennast pärast seda tunnen, kui ma olen selle vere ära andnud, eks ole. Pisiassi, mille üle tegelikult ei tasu muretseda. Ja peaks lihtsalt ette võtma. Ja siis, kui sa hakkad neid väikseid asju ette võtma, siis tegelikult sa jõuad tohutult palju ära teha. Vere lugu algab suure sõja ajal, aastal 1941. 16 päeva pärast 1. mai pidustusi Vabaduse väljakul avatakse Tallinnas esimene vereteenistusasutus. Vabatahtlik vereülekandejaam. Korraldus selleks tuleb Moskvast, NSV Liidu tervishoiu rahvakomissariaadilt. Jaam avatakse Tallinna esimese haigla ruumides ja sealt on nüüd võimalus saada verd transfusioonideks. Siis oli ka ikka väljapaistvad kirurgid alustasid seda vereteenistust. See oli täiesti kirurgi, aga need, kes siis töötasid vereteenistust, läksid ära välismaale. 24. mail 1941 ilmub Rahva Hääles selle kohta ka esimene avalikum kajastus. Artikkel pealkirjaga Vereülekandmisega inimelusid päästmas. Ka Eesti ei jää teise maailmasõja koledustest puutumata. Elukorraldus paisatakse segi nii linnas kui maal. Pered on sunnitud kodudest lahkuma, kõikjal valitseb hirm ja ebakindlus. Ühes ülejäänud Tallinnaga saab 1944. aasta märtsi pommitamises rängalt pihta ka Tallinna esimene verekeskus. Ja kui pärast sõda hakati vereteenistust taastama, siis muidugi mitte midagi väga erilist teistmoodi, aga muidugi väiksemas mahus esialgu. Ja esimene vereloovutus oli siis 1. jaanuaril 1946. aastal. Ja ma arvan, et see toimus Puusepa 6 majas. Ja Puusepa 6 majas me olime 1994. aasta 1. augustini. Siis kolisime üle tee Puusepa 1A polikliinikusse, mis just sai valmis. Ja Puusepa 1A-s me toimetasime siis kuni 2016. aasta detsembrini ja siis kolisime siia, kus me praegu oleme. Tsentrifugid on meil siis siin padilema. 1954. aastal avatakse Pärnu vereteenistus. Esimene vereülekandekabinet moodustati haigla kirurgiosakonda. Seal oli 1,5 ametikohta ning doonoriverd varuti aastas 10 liitri piires. Mina olen Lea Uipokant, veretalituse vanemõde ja töötan siin 1984 kevadest. Siin majas on 81. Kiirabi oli siin majas
Siis oli naiste nõuandla oli siin majas päris palju aastaid. Ja siis veretalitus kolis kõigele 3 korrusele. Praegu meil 13 töötajat. Ida-Viru vereteenistuse ajalugu algas 1956. aastal. Verd koguti nii Kohtla-Järvel kui ka Narvas. Siin on doonorite ooteruum. Siin saab doonor täita individuaalselt oma küsitluslehe, siin läbivaatusele ja veregrupi määramisele ja kui ta kõik selle läbib, et ta sobib nagu vere loovutuseks ja siin on siis näha see sisseseade, mis meil siis doonoritel verevõtmiseks on. Eestimaa on küll väike, aga logistiliselt siis, et oleks doonorid ikkagi hõivatud kõikides piirkondades ja strateegiliselt on see oluline, et siinpool Keskhaigla juures oleks ka siiski vereteenistus olemas. Mina lõpetasin 1960. aastal Tartu Ülikooli. Ja Tervishoiuministeerium suunas mind tööle vereülekandejaama. Ja siis tutvustati mulle ilusti, mida see osakond hakkab tegema. Näidati seda ruumi, kus toimub verevõtmine. See oli nii nimetatud bokseeritud operatsioonituba. Ta käis kõigepealt terapeuti juures läbivaatusel. Siis kui ta unnistati kõlblikuks, siis ta suunati sinna oma dokumentidega meie konserveerimisosakonda verevõtmiseks. Doonorile panime puhtad riided selga, päemaski ja selliselt tuli siis doonor sinna verevõtmisruumi. Doonor heitis pikali, ulatas läbi seinas oleva augu oma käe verevõtjatele ja siis võis see protseduur alata. Nõukogude Liidus peeti vereteenistust strateegiliselt oluliseks meditsiinialaks. Just seetõttu oli vaja vereteenistust arendada. Vereteenistuse juht pidi kuuluma NLKP ridadesse ning kogu töö oli Tervishoiuministeeriumi eriosakonna range kontrolli all. 50-ndatel, 60-ndatel aastatel doonorluse propageerimine ja doonorivere kogumine oli riiklik funktsioon. Ja selle kohta olid koostatud sellised aasta doonorivere kogumise programmid või plaanid, mis olid kohustuslikud täitmiseks. Kas on veel mingit lootust? Siin päästab ainult viivitamatu vereülekanne. Viivitamatu. Kuid lapse vereproov võtab ju aega. Võtke minult. Mul on universaalne veri. Paar klaasi verd, loovutatud soojast südamest. See on elu hind. Ja see on tagasitulek ellu. Meil oli üks buss ja siis me brigaad läks sinna sisse. Doonorid tuli väga palju. Bussis oli bokseeritud operatsiooniruum. Seal oli tingimused enam-vähem samad, mis siin olid, ainult et kitsamad. Doonor oli istuvas asendis ja läbi augu ulatas käe sinna operatsioonituppa.
Operatsioonituba oli väike, seal töötas siis kirurg koos selle õe, operatsiooniõega kahekesi. Punase Risti töötaja Vogelberg oli ta nimi veel ja seal Valga haiglal oli peaarstiks Ilmoja. Nemad organiseerisid 100 doonorit meile. Meie muidugi olime väga hirmul selle, kuidas me suudame selle ära võtta, aga võtsime selle 100 doonorit ilusti vastu ja see oli esimene kõige tähtsam väljasõit üldse. Vereülekandejaam saadab verd kõigisse vabariigi raviasutustesse. On selline ütlemine, sõber just mingi aeg mulle ütles seda, et vaata, et kõik asjad, mida sa saad teha 2 minutiga, tee nad kohe ära. Ja naljakas need 2 minutiga tehtavad asjad tegelikult hakkavad meid energiast kurnama. Ja mõned asjad on natuke suuremad, mis võtavad natuke rohkem aega. Näiteks olge hea, valige omal energiapakett. See on midagi, mida me üldjuhul inimestena edasi lükkame. Olge hea, tegelege oma pensioniga. Kuhu fondi paneme, miks me paneme, mis pensionifondiga liituda. Tundub nagu keeruline, tegelikult see ei ole keeruline, kui sa lähed asja sisse. Liitu selle ja selle asjaga. Ühel hetkel me saame aru, miks meil on vaja seda, aga me lükkame edasi, mina lükkan edasi. Mingi, ma ei viitsi sellega tegeleda, see on mingi, võtab minult mingit energiat, mingit aega. Ja ma arvan, et täpselt selle vere andmise või ükstapuha selliste asjadega ongi niimoodi, et sa võtad ette, teed ära ja ühtepidi saad kogemuse võrra rikkamaks. Ja näiteks saad ka teada lõpuks, et mis grupi veri sul on. Mida ma ise olen korra kunagi näinud vist, kas mingi enne operatsiooni või ma mäleta, kus ma vaatasin, et ja püüad endale meelde jätta, mul on see. No vaat, ei ole meeles. Aga kui ma ei saanud verd kätte, siis tuli üks vanem kolleeg teisest osakonnast, kes pärast neid doonoreid punkteeris. Ta torkis doonoreid nii kaua, kuni sai selle vere kätte. Ja võeti appi isegi jalaveenid. Verd võeti klaaspudelitesse. Päris alguses vist olid veel mingisugused ampullid. 100 milliliitrine ja 50 milliliitrine ampull oli, kuhu sisse me vere võtmiseks konservanti valmistasime. Säilivus oli igal juhul tunduvalt väiksem, sest see konservant oli väga kehva, praktiliselt ainult hüübimatuks muutmine, aga säilitusaineid mingeid seal ei olnud. Nii et heal juhul seal 10 päeva jooksul see veri tuli ikkagi ära kasutada. Pesime katseklaase alguses ju veel ka neid, eks ole, pesti, see steriliseeriti. Palju oli vahendeid, mida täna me kasutame ühekordseid, siis olid korduvkasutusega. Aga klaaspudel võib katki minna igas kohas, tsentrifuugis, veredel järel käidi vahel niimoodi, et jopetaskud topiti täis, siis kukkus trepi peal, mõni pudel läks katki, verd, maailm, kõik kohad täis. Meil ei olnud ühekordseid maske, töötasime marlimaskidega, ise tegime, õmblesime neid. Kui analüüsid olid tehtud, siis oli see naiste õmblemisnurk, tegime marlimaske endale järgmiseks päevaks. Ja seda ma tean ka, et need süstlad pärast läksid keetmisele, mitte äraviskamisele nagu tänapäeval. Me alati neid nõelud eritasime, et meil oli käi ja siis käia peal lasime need nõelad teravaks ja siis käe selja peal proovisime, et kas seda nukka seal otsas ei ole, et kas on ikkagi see ots on libe. Ja sellistega me töötasime tegelikult kuni nõukogude aja lõpuni. Vereteenistus oli igal ajal oli väga selline kaasaegne. Et maksimaalselt ikkagi sai kasutatud kõige kaasaegsemad meetodid, reagentid, süsteemid.
Vereteenistuse tegevuse eesmärk ohutu ja efektiivne verekomponent oli alati nagu jälgitud ja järgitud nende nõuete täitmisel. Aferees on siis selline protseduur, mille käigus eraldatakse doonorilt just ainult kindel komponent verest. Kogu protseduur käib siis seadme abil ja kinnist kottsüsteemi kasutades, et saaksime just seda osa verest, mida on meil vaja, ehk siis plasmat või trombotsüüte. Ja seda osa, mida me antud hetkel ei vaja, tagastame doonorile. Ja doonori võib sagedamini verd loovutada ja see protseduur on ka temale vähem siis kurnavam. Mina tulin 77. aastal ja olin 17-aastane ja siin ma juba töötan 34 aastat. Varem oli niimoodi, et meil oli perfokaardid. Tuli patsient, otsisime teda kaarti välja, samamoodi kontrollisime kaardi peal tema andmed, küsisime, et kas on midagi muutunud või ei ole. No, tegelikult kõik oli nagu samamoodi. Ja andsime seda kaardi ja tema pidi minema medläbivaatusesse nii ja siis ta läks vereloovutusele. Verevõtmine doonoritelt vabariiklikus vereülekandejaamas. Kas on ka valus? Täna on 30. Esimest korda andsin 1968. aastal. Algul kõik arvavad, et valus on see nõelapiste, aga absoluutselt ei tunnegi. Suuremates ettevõtetes ja asutustes korraldavad Punase Risti komitee ja arstipunkt doonoripäevi. Sel päeval on doonor tööst vaba. Tal on õigus ka lisapuhkepäevale. Nende päevade eest säilitatakse keskmine palk. Kehtivad samad põhimõtted. Ühekordseks kasutamiseks mõeldud süsteemid, iga verepudeli laboratoorne kontroll, doonori tervisliku seisundi hindamine. No doonoreid oli palju rohkem. Võib-olla ka selle tõttu, et doonorid said toidutalongi ja siis said igale vere andmisele 2 puhkusepäeva lisaks. Et üks päev pidi olema nagu doonoripäev ja teine päev nad võiksid võtta siis aasta jooksul. Aga kuna nad kõik olid tööl, siis see oli nendel tööpäev ja siis nad said 2 päeva. Meesterahvas sai anda 6 korda aastas verd, siis ta sai ju 12 puhkusepäeva. Ja meie andsime seal need talongid, siis nad said kuskil siin kesklinnas sööklas, nad said suppi, siis praadi, siis nad said seal mingid joogid, magustoid. Täitsa suur söög oli. Olid igasugused märgid, ordenid olid seal. Näiteks audoonori, kui 40 doosi doonor loovutas verd, siis ta võiks saada audoonoriks. Audoonori rinnamärk. Seda kannavad mitmed Tallinna vereülekandejaama doonorid. Nad on päästnud paljude inimeste elu. No ma olen päält käinud verd andmas päält 150 korra. Kuskil niimoodi 156-157 korda. Esimest korda, kui ma käisin verd andmas koolipoissidena, me otsustasime, et on hea minna 18-aastaseks saanuna proovima. Ja see oli päris vahva kogemus. Siis tuli käsi ajada siuksest august klaaskappi sisse ja siis seal keegi tidrikud võtsid sinu seest vere välja. Ma mäletan seda, et kui me käisime maakonnas väljasõitudel, siis tihti sügisel olid suured kolhoosipeod, mis korraldati doonoritele. Kõigepealt päeval oli see, andsid vere ära ja siis õhtul pidutsesid seal samades ruumides. Olid seal Tõstamaal ja Varblas ja siis doonoreid tuli ka väga arvukalt. Ja tegelikult
ei olnud üldse probleemi doonorite saamisega või doonori verega. Tere õhtust, kallid televaatajad! Tore, et saite aega jälle vaadata meie iganädalast saadet Arvuti kõigile. Ma mäletan juba ise, kui ma ise tulin siia, siis ei olnud verekeskuses ühtegi arvutit. Me tegime kõik töö käsitsi. Kui me ütlesime, et me hakkame kasutama igal tööprotsessil arvuteid, siis ma nii ehmatasin, ma ütlesin, siis ma lähen siit minema. Ma nii kartsin, ma mõtlesin, mina ei saa hakkama ja mina lähen ära. No, doktor Plahova ütles, et ära nüüd pabista. Meie kõik ei oska seda teha. Hakkame kõik õppima. Ja siis läks nagu, tegelikult läks lihtsamaks. Igal ühel oli ju oma jupikene sealt vaja selgeks saada. Kõik õppisid ära ja ei olnud nii raske, kui alguses kardeti. Aga siis hiljem mõned nendest olid kõige paremad kasutajad. 96 vist juba doonorid said vastata küsimustele ise arvutis. See oli niisugune aeg, kus ei olnud poes toiduaineid ja siis raha asemel hakkasime andma doonoritele pakke. Seal oli siis õlipudel ja makaronid ja kohvi ja sellised asjad. Ja mõned aastad see käis niimoodi pakkidega ja siis ühel hetkel ei olnud seda muret enam, et toitu poodides ei ole. 2000 aastal me loobusime täiesti tasulise doonorlusest. Ja vot need vabad päevad, siis need lõunasöök, see oli samastatud, vähemalt Euroopas on samastatud rahalise doonorlusega ja 2000 me nagu sellest loobusime. Ja sellest hetkest tegelikult me ei läinud enam raha peale tagasi, vaid läksimegi sellistele väikestele meenetele või kingitustele, mis jäävad siis lihtsalt nagu mälestuseks sellest donatsioonist. Ja oligi, meie jaoks oli küsimus lahendatud. Vere andmisega on seotud ka üks lugu kruusidega, sellepärast, et peaaegu iga kord viimased aastad, kui verd andmas käinud olen, siis seal antakse väikene mälestuskingitus valida ja mina olen võtnud kruuse. Nendega võiks lausa Gruusiasse minna, et neid jätkub mulle nüüd külalistele ja endale, kuigi nad natukene hakkavad pealt juba ära kuluma, aga jätkub ilmselt, ma arvan, et veel niimoodi 20-30 aastaks kohvi juua ja piima juua ja muud taolist. Ja see on niisugune tore kollektsioon, külalised tulevad, paned laua peale ja kõik saavad aru, et võiks ise ka minna kruuse korjama. Kunagi aastaid tagasi sain ma selle mõtte ühelt oma väga lähedaselt inimeselt. Nimelt, iga kord, kui ma näen möödumas kiirabiautot vilkuritega ja sireenidega, siis ma korraks peatan kõik oma tegevused ja püüan peatada kõik oma mõtted peas ja püüan keskenduda sellele inimesele, kelle järgi see kiirabiauto sõidab või kellega koos sõidetakse haiglasse. Ja siis ma mõttes korraks soovin talle head, et tal läheks hästi. Ja seda olen ma teinud nüüd juba ligi 20 aastat. Doonori verevajadus jääb. Siiamaani pole leitud ühtegi sellist tõhusat asendajat, mis tagaks inimese vere samaväärselt. Aga oled sa mõelnud, mis sinu antud verest edasi saab? Miks meil üldse verd vaja on? Sest Eesti haiglates tehakse igal aastal üle 50 000 erinevate verekomponentide ülekannet. Ja selleks on vaja üle 30 000 doonori annetust. Peab olema väga hoolikas, sest haige peab saama just talle mõeldud ja sobiva vere. Vale vereülekanne võib olla saatuslik. Vereülekanded haiglates toimuvad iga päev.
Neid on vaja inimestele, kelle organism ei suuda piisavalt vajalikke vererakke toota. Operatsiooniosakonnas kontrollitakse kõiki andmeid veel kord ja vaadatakse eksimuste vältimiseks üle doonori ja patsiendi veregrupid. Kui doonor ja patsient on ühe ja sama veregrupiga, võib alustada vereülekannet. Palju ülekandeid tehakse operatsioonitubades, kuhu inimene on sattunud õnnetuse või traumajärgselt või seoses plaaniliste operatsioonidega, millega kaasneb suur verekaotus. Kindel on see, et doonorivere kogumist me jätkame täna, homme, ülehomme, 10 aasta pärast. Verekeskus jääb, see on üks mis kindel ja me ei saa oma tööd teha ilma doonoriteta. Ilma nende inimesteta, kes soovivad siis oma verd loovutada, kes tasuta annetavad oma verd patsientide heaks. Väga lihtne oli ja huvitav ja samas ka selline kummaline, et sa andsid endast midagi, mida oli päris palju. Ja see läheb loodetavasti kellelegi, kellel on sellest abi. Aga see kartus, et milline on enesetunne, see on täiesti põhjendamatu, sest tegelikult on jube mõnus olla. Ja eks ma vaatan siis, milline tunne on mul homme või ülehomme ja tegelikult juba peas ma mõtlen sellele, et läheks 2 kuud kiiremini, et ma tuleksin kindlasti järgmine kord ka verd andma. Üks 1000, kellega kohtume tänaval. Et siis jälle kumbki oma teed minna. Verekeskuse väärikas lugu on kestnud juba 80 aastat. Aita meil seda lugu jätkata. Tule doonoriks juba täna.